Et on kaks võimalust, kas poiss läheb siit ära või paneme ta vangi. See oli see aeg, kui seal hakkas pihta see sinimustvalge lipu lehvitamise aeg. Ja sel samal päeval, kui oli see propelleri pidu Kadrioru staadionil, et mul oli polikliiniku kaart teksade taga taskus ja siis ruselemise käigus Viru hotelli juures kuskil keegi selline miilits või nuhk sai mul selle kogemata tagataskus kätte ja seal oli mu nimi peal ja siis ma mäletan, et lihtsalt koju tuldi õhtul musta Volgaga järgi ja viidi sinna Pagari tänavale. Mõned päevad pidin seal uurimisorganite vahel käima ja KGB keldris istuma ja aga no ütleme nii, et ma olin seal üks, ikkagi mulle meeldis see mööl, mis seal toimus. Sügavalt sisimas on Mart alati olnud mässaja. Talle kohe üldse ei meeldi, kui keegi tema tegutsemisvabadust piirab. Veel vähem passisid talle Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu haldusaparaadi absurdsed ettekirjutused. Mina mäletan, teises klassis ma vahetasin ranitsaid oma klassikaaslastega ja siis kelle ema oli jälle vihane, tuli ukse taha, et näed, et ikkagi kellelgi on liiga tehtud, keegi sai parema viledega ranitsa ja teine sai teise, pidi jälle tagasi vahetama, et ühesõnaga juba siis käis mingisugune väike business. Aga see pärastine juba see, et meremeeste lastelt sai kilekotte ostetud ja neid kasutatud natuke jälle edasi müüdud, see oli nagu ikkagi ka jälle sees, et see oli kogu aeg ikkagi olemas. Nii nagu nõukavõim, nii ei suutnud Mardi ettevõtluskihku kuidagi alla suruda ka Eesti taasiseseisvumisel siinmail olnud trööstitu infrastruktuur, kuigi see oma auguliste põrandate ja puuduvate akendega kohe kuidagi ettevõtlust ei soosinud. Patarei vangla kõrval lähedal oli Kalaranna laevaremondi tehas, ehk siis nüüd Kalaturg vist on seal isegi. Ja seal alustasime mereäärses majas teisel korrusel. No, ei ta vastanud mingitele normidele, aga lihtsalt selle ruumi saime rentida ja tundus sobilik olema. Merevaade, ilus merevaade, laineloksus vastu maja. Ja alumisel korrusel tehti kirstusi puidust. Meile sinna lae peale tõsteti korra nädalas mootorite jupid, ma ei tea, 3-40 tonni kraanaga. See tööohutus siis ei olnud olla, et kui all tehti kirstusi, siis me ütlesime nendele kirstuvalmistajatele, et olge nüüd valmis, et kui ikka hakkab alla kukkuma siin midagi, et minge pugege ise oma kastidesse, pange kiibrid pähe ja ikkagi, et see oli see tööohutus sel ajal. Ja loomulikult seal ei olnudki, keegi ei panustanudki sellesse, keegi ei nõudnud seda, keegi ei kontrollinud seda ja see oli see metsik aeg. Omal ajal kirstuvabriku ärkli korruselt alguse saanud seiklus on aga tänaseks kasvanud Eesti ettevõtlusmaastiku üheks lipulaevaks. Soomlastele tööjõurentijast on sirgunud ettevõte, mis opereerib 8 tehast, toodab lisaks elektrimootoritele ja elektrikilpidele ka Konecranes kraanadele suuregabariidilisi detaile ning millise käive küündib ligi 70 miljoni euroni. Mardi poolt ümmargusest nullist üles ehitatule otsa vaadates jääb mulje, justkui oleks Marte rohkem kui üks. Ettevõtte algusaastatel mähkis Mart ka ise aktiivselt mootoreid. Motospordi keskel üles kasvanud mees putitaks nende kallal praegugi väga hea meelega. Kuna aga kõike ise tehes kaugele ei purjeta, siis sai see soov ühel hetkel alla surutud. Ma ei ole ise mingisugune tohutu geenius, et ma teaksin kõiki sellest mootori tegemisest ja sellest mootori tootmisest ja kogu sellest protsessist, et võib-olla ma võin öelda, et ma pigem olen see, kes teab nende inimeste telefoninumbrit, kes seda teab. Mardi edu peamiseks võtmeks võibki pidada tema oskust leida õigetele kohtadele õiged inimesed. Sellised mehed, kes toovad elu ja ettevõtlust igasse Eesti nurka, need väärivad igal juhul esiletõstmist. Et asja eest on Mart selles finaalis. Kirglik ettevõtja, kes tõesti hoolib oma töötajatest ja teiseks ma saan aru, et töötajatele tõesti meeldib see keskkond. Nad lähevad rõõmuga tööle, naeratavad ja tõesti usuvad firma tulevikku. Minu meelest väga äge eeskuju teistele ettevõtjatele ja tõesti
väga äge ettevõtja. Täpselt sama äge, kui on selle ettevõtte juht, on see ettevõte ka ise. Ühtehoidvad ja igal sammul naeratavad töötajad on Conesco argipäev. Terves suures kollektiivis pole kedagi, kes suunurgad allapoole ringi käiks. Või noh, kui siis ainult mõni.